Tere! Oleme täna kogunenud siia selleks, et tõestada teile, et tõde on olemas. Jah, tõde on olemas, kuid tihti oleme silmitsi sellega, et kui me selle otsinguile läheme, siis juhtub ikka nii, et keegi teine on juba meie eest mingi valiku ära teinud. Võtame näiteks lihtsa otsingumootori Google'i, mida kõik kasutavad ja usaldavad. Tegelikult on nii, et need tulemused, mis me sinna saame, on juba kellegi poolt ära modereeritud, algoritmid teevad oma töö ja piiratud info jõuab meieni. Näiteks võtame esimese teemana maskid. Kui sisestada otsingumootorisse Google küsimus, kas maskid on halvad, saame tavaliselt erinevateks linkideks sellised artiklid või kohad, mis jagavad seisukohta, et maskid on meile tegelikult kasulikud, need hoiavad meie tervist, kaitsevad teiste eest, aga kui sisestada see sama küsimus DuckDuckGo'sse, saame väga teistsugused tulemused, mis kalduvad siis ka selle poole, et maskidel võib olla negatiivne mõju meie tervisele, näiteks antud artikkel siin. Järgmiseks teemaks võtaksime lameda maa teooria. Guugeldades lamedat maad me saame kohe nagu ennegi pigem vastuväiteid sellele teooriale kui poolt. Ja kui me lähme DuckDuckGo'sse, siis me näeme, et siin on ka teise vaatenurga alt artikleid, mida siis me saame kohe objektiivselt saame tutvuda nendega. Jah, ja artiklid, mida Google meiest peidab. Iga kord, kui me guugeldame, siis kogub Google meie kohta ka andmeid, mis mõjutavad siis hiljem seda, mis otsingu tulemusi, et mis me saame, aga DuckDuckGo's seda ei juhtu. Et iga otsing on kui eraldiseisev, mis ei ole mõjutatud siis meie eelnevatest huvidest. Tõde on olemas.